Oleme Skarsend Kohvi suvehooaja avamisel. Täna tuleb kokku siia sadu autosid, tuhandeid inimesi neid autosid vaatama. Toidu tänav on kohal, mis siin veel on? Siin on hunnikus süüa, ägedaid masinaid. Välikäimlad. Ja Red Bullist saab siin, mis tuli meie telgi alla kolis ilusti, paneb siis oma autosimulaatori ülesse, ehk siis saab siin aega sõita ja igast huvitatud asju teha. Fun fact, siin on olema kohal ka tegelikult Emil Loosi auto, kuskil just parkis, ehk siis seda on ka võimalik näha. Viime lipud ära, siis me saame tõmmata seda korra kaadrisse. Just. Nii on väga hea. Pigem sobib siia. Veego väravad. Veego värav. Veego juhatab kõik sisse. Ma pean Simul nüüd aja ette sõitma ja see on siis see verstapost, mis siis jääb, kui keegi minu üle sõidab, siis ta saab auhinna endale. Aga ma ei tea, meil on siin merchi, meil on siin selliseid asju, meil on mütse, meil on tegelikult numbrimärgi aluseid seal taga veel, isegi Veego šampan, ma arvan, kui keegi mulle täis kabeli tõmbab mulle, siis ma annan talle šampuse. Vaatame selle järgi, kui palju üle sõidab. Kas üldse sõidab? Hoia nüüd peal. Naine kodus sünnitab, sa pead kiiresti minema. Mul on endal kodus Sims, ma alguses ei saanud üldse nagu aru sellest, sest siin on nagu suht on ja off see lihtsalt. Oli mõnus sõita? Väga mõnus on. Tundis, et said käppa, nagu said hea aja nüüd teile? Ei no, seal on ikka kõvasti ruumi. Nüüd oleme tulnud siis Skarsend Kohvi siuksesse siseruumi, kus on mingi neon tuba. Vot, see on midagi teistsugust, mida mujal ei ole. Mikka see lemmik on? Ma just jõudsime siia. Rahu, vaata. Praegu kohe olima. Võtan siit selle. Siin on mingi driftispekiga Nissan. Vabandust. Või see on Volvo või? Volvo on see hoopis. See on põline Eesti põder. Põline Eesti põder, jah? Nii, kas sa oled näinud varem, et auto teeks sulle silma niimoodi või? Tule vaata. Oba. Aga ütle mulle, kuhu see suund näitab praegu? Ei, ta ei näitagi suunda praegu. Teeb silma sulle, see on kutsu, see on niisugune nagu hüpnotiseeriv, on ju. Sa vaatad sinna sisse, sõidad kuskil maantee vastu ja sa on lihtsalt Tee korra uuesti, kuidas? Kuidas see tegi? Mul on sulle küsimus, Kaspar. Seal autos on 2 looma. Mis loomad on? Pikachu'd. Aga kuidas see eelmine auto tegi? Vaata, siin on nagu taga ka midagi. Vaatame, mis siin taga on. Siin on mingi kõlarituba või? Ja. 3 ameeriklasest. Aga siin on rohkem neid 4 ameeriklasest ühe pead valima. Mina võtaksin... See on veel ägedam. Roosa see või? Meil just, see on ju vaata. Aga see läheb sinu imidžiga kokku see ka on ju. muidugi siuke mõnds roosakas, vaata. Sa oled ju ka tegelikult, sa oled nagu... Veits pink, vaata. Aga kuidas see üks auto tegi? Vaata, mis numbrid. Kauritel ju. Kaule. See on kauritel ju. Kuhu suunda minna tahad? Ma ei tea, vaatame üldse, sest selles mõttes, et me oleme juba üleval olema, pole mõtet kohe alla minna ju. Ma tahtsin öelda lähme päikse kätte. Tahaks küll öelda jahekas ikkagist. Saame siis kellegi kaadrisse ka siin kohe niimoodi. Miks nii häbelik kaamera ees? Ei olegi vastust, ei oskagi öelda. Küsi midagi lihtsamat. Milline su lemmik auto on? Ei ole jõudnud kõiki veel vaadata, aga ma arvan, et teid tundes siis vastus peaks olema, et kindlasti Veego telgi auto. Ei vastus. Mis teid siia toob? Veego kutsus. Mul on nii lahe auto, et pidin tulema. Kas sa oled sponsord või? Ja 500 eurot päevas saad jälle. Kaspar, kuule. Jaa. Mul kõht tühi. Nii, mida siin varem pole Skarsend Kohvi üritusel olnud. On olnud, on ju, aga see aasta esmakordselt on sul valikud 1 koht, kus on food and fun, 2 koht, 3 koht, 4 koht, 5. Saad aru, siin on nii palju süüa, et ei ole enam seda probleemi, et kus lõunaks on toidud ära Näita mulle. Tule, lähme vaatame, tule. Ise tõmbasin just 12 tundi grillil hautatud siis liha, on ju. See on rebitud liha. Selle ma võtsin Grill & Chillist. See sama koht on olnud, ma tean, meil ringraevõistlustel ka väga hea toit. Just, see on. Siis meil on praegu siin Danny's Burger, Vops. Siit saad maksimaalselt 14 € saad niuksed kõhutäie. Muidugi, food and fun on ju, kus siis
võta krõbekana, võta barbecue sealihaga, mida iganes tahad, jätsi saad, kohvi saad, no kõik on olemas, on ju. Ja seda pole varem olnud, et nüüd on järgmine asi on see, et mida ma siin kuulsin. Paljud tahaks võib-olla väikse kokteili teha, on ju. Nii et Mojito Bar või keegi teine on ju, palun kirjutage. Ma ei ole kindel, kas võib. Just selleks peab eraldi luba ajama. Ei, arvatavasti küll, aga lihtsalt inimesed tahavad vaata. See on ju selles mõttes ikkagist... Aga inimesed võivad autodega ja juhid ei saa juua, kõrvalistused saavad pagassi. Pealt vaatajad, kulla mees, sa tuled siia. Sa müüd oma pagasnikus sala. Ei, no see on niikuinii, see müük käib niikuinii. Mida veel näitan? Nii, vaatame, kes siin on paigal. No Vego, no seda teate, vaadake. No niikuinii täiesti jälle järjekord asjad koos Red Bulliga. Siin on sõidusimulaatorid, värgid-särgid, kes on kindlasti kohal nagu kellavärk, nice. Oma no niisuguste kosmeetikatoodetega teevad su auto briljantselt läikivaks. Siis kohe kindlasti. Kas nad teevad auto sama läikivaks, kui tule vaatame teie Randeri auto puhul ühte huvitavat asja? Nii. Et tal on üks tagumine klaas on läikiv. Osub poiss. Siuke väga huvitav toongile. See on esimene võitja. Mul oli 1.16,8 aeg ja seal on, ma nägin, üks poiss pani 1.16,5. Nii et tulge, anname käpi talle. No, ühesõnaga, anname võitjale auhinna üle. Ja siis näitame edasi, mis siin toimub. Ära nüüd kohe sega, minna vasta teeb ikka lõpuni. Praegu ma kaotsin nagu 3 sajandikuga. Mingi sekundiga saadavaks juba natuke kehva. Hello, ära mine. Väike kommentaar. Kas sa oled varem Simmi sõitnud või? No natuke ikka, jah. Natuke ikka, jah. Sa panid mulle 1,3 sekiga ära. Nii et kes minu aja üle sõitis, saab mütsi endale. No, ma tahan. Aga mine võtta Red Bulli ka sealt kapist. See oli väga hea sõit. Esimene müts on läinud. Ma pean kodus harjutama veel Simu. Kui me ikkagi kuskil hõiskame üles on ju Instagramis näiteks ja veidi enne üritust, et tulge kohale, siis nagu kellavärk peaks kohal olema. Praegu lahkus 25 eurose käpiga lihtsalt. Pamm, tegid sõitsid, sul oli lõbus, said oma mütsi ja edasi vaata. Nii et näeme igal üritusel. Nii, meil ennem pooleli, kuna mingid eriti nobedate käte ja jalgadega mingid vennad siin võitsid käppe endale, siis veel pooleli, kus me tahtsime tutvustada veel, mis siin toimub. Siin on minimaailm, ehk siis siin saad absoluutselt kõik mudelautodest, puldiautodest, nii endale, lapsele, jõulukingiks, sünnipäevakingiks, vahet ei ole, kus kohast mida, siit on kõik saadaval. No lihtsalt tulge vaadake. Pamm, no. Sa leiad minu auto siit või? Kas nad teevad siukseid ronte või? Mõne muuta. Kas nad teevad siukseid? Ma ei usu, et on niukseid nagu... Rullmasid ei usu. Ma ei usu. Ei, tegelikult ma olen täiesti kindel, et kas teil Porschet on siukest nagu rohelist? Ei ole, jah? No näed, võt, tamm, ei teegi siukseid. Kõik. Nii, aga vaatame edasi. Siin samamoodi jällegist. Võtsid talt lihtsalt visiitka ära. Võtsi midagi, jah. Pärast saab vaadata selle pealt. Tamm, selle pealt lähed modelshop.ee. Nii, ja siin on siis see minimaailma rada. Ops. No siit tuledki, saad täitsa, võtad omale meeldiva puldika, teed oma selle katseraja läbi. Noh, kas on huvitav lahendus. Ja mis siin muidugi on? Siin on siis tegelikult Radical. Mis meil Radicalil toimub? See on ka, võib-olla panid tähele, et meil on bänner seal väike, kus siis E90 on loosis, praegu ehitame seda kõvasti, putitame, tuunime, aga kus see välja loositakse, üle antakse, on siis tegelikult 12. juulil 2025 aastal siis Radicali sündmusel. Nii et see on üritus, kus te peate kindlasti kohe tulema, sealt me anname kellegile, anname selle auto ära lihtsalt. Siin on muidugi eestlase lemmikud autod on ju, BMW-d, siis on BMW, järgmine BMW, veel BMW-d, või see on nagu hunnik ainult BMW-d. Siinpool on siis natuke segu USA rauda, mõne Alfa leiab siit, Audi, noh, ja see üldse see kogu see koht, kus me oleme, no see on niisugune koht, kus tegelikult igapäevaselt ikka ära ei satu väga päris. Näe, siin on ka kohalikel on omad aiamaad, nii-öelda. Kasvandus või? See on hundi peal Linnametsa ja kogukonna aed. Väga lihtne, et see on nagu neil on siin kogukonnal niisugused hoiavad kokku ja noh, ehitavad, kasvatavad, teevad, möllavad, noh, super. Spordiväljak on siin on ju muidugi esindatud, siin korvpalli see saab sporti teha. Ma tahan näha, kas sa rõnga ära puudud või? Oi, muidugi, see ei ole mitte mingi küsimus. Tuli ära, nagu ma ütlesin. Siin on samamoodi, tegelikult see on kogu aeg kõigile kättesaadav, on siin lauamängud, raamatud, siin on ilus ilm, tuled siia sõpradega
istud maha, leiad mõnusa munuplatsi, võtad oma laborindi välja, hakkad tegema, suurepärane. Ja siin on siis kogukonna aia tulevik. See on see väetis, mis siis tegelikult seda kogukonna aeda hakkab nii-öelda õidele viima. Selle masina ise loomuva. Ma tean, Kaspar, et sul on siuke väike maakodus maakene. Mõtle, kus selle autoga saaks tööd teha seal või? Saaks, kus me oleme jõudnud tegelikult siis selle aasta alguse kõige Eesti arvatavasti kõige suurema sündmuseni on ju, milleks oli tegelikult Veego autoloos. Hakkas küll eelmine aasta siis ja üks õnnelik siis võitis nii-öelda live vahendusel T1 keskuses selle sama auto, mis tuli Saksamaalt. Aga kleepsud on kadunud. Mõned kleepsud on kadunud, mõned on jäetud. Aeg on ka natuke möödas, on ju, et see siis oli tegelikult siis nii-öelda drifti suunitlusega. Ja mida me oleme kuulnud? Poiss on ehitanud seda niimoodi, et saaks minna street-klassi sõitma isegi, nii et see oleks väga õigesse kohta. Ja sõidab siiani. Kiirkinnitused. Kuule, aga kas oli siuke pütt või? Võib-olla oli ka, pagan. Oli. Aga see ongi huvitav, et ta on vaata originaalstangega pand istumisele. Ma näen, väike lõige on sees, aga... Just, aga ikkagi väga soliidselt. Siin on ilusti isegi stansis saadud kõik roolid, kindad, värgid, särgid. Ma ütlen, siin oli suurepärane esimene siuke loosi auto meie poolt. Nüüd hetkel on ka meil tegelikult E90 siis loosi auto loosimine on ju. Et sellest saad ka viiekas paad kuulutus üles ja võid võita, et selle, nagu enne ütlesin, 12 juuli. Aga näe, ehtne näide, et on võimalik saada kellegi endale. Et me päriselt loosime. Ma saan aru, et see täiesti ulme. Nad loosivad auto, mida tahate, ei ole võimalik. Jah, on võimalik. See nii ongi. Me ei anna seda kellelegi kuuks ajaks või aastaks. See on päriselt. Ja tead, mis on kõige parem tänases Eestis? Regamismaks on makstud. On makstud juba just. Me teeme üldse muretsema. Pane endale auto üles, motikas üles, buss üles, rekka üles, paat üles, mis iganes. Pane lihtsalt viiekas kuulutus. Pane oma naine müüki. Ei taha soovitada, aga võid võita, on ju. Mitu autot on täna? 159 autot ja 2 mootorratast. Siit oli ka, saite kiire ülevaate siis peakorraldajaga intervjuu tehtud, saite kõik info teada, 159 autot, 2 motikat ja liigume edasi. Get low to the window. Eesti superstar või? Lähme duona või? Oleks pea kunagi läinud, aga õnneks ei läinud. Päriselt või? Ei, las ta alla. Autot parem. Muideks, kes tahab teada, siis Kasparil on YouTube'is paar lugu ka. Ütleme välja need nimed. Aga pange kommentaari, kas keegi leiab kuulsa Kaspari lood. Vaata, kas sul näpp mahub alla või? Näpp mahub. See on mingi kõrge. Varvas? Ei mahu enam, varvas ei mahu. 2 sõnaga võtta kokku. Väga aus. Aitäh. Carson Castle on ka kohal, Carson Kohvil. Alles oli tegelikult just podcast nendega, kus siis võib-olla kuulsite ka, et nii-öelda meie Instagrami lehel siis on või oli. Ei tea, kuna see video välja tuleb. Ei tea, jah, ühesõnaga igastades, kas on või oli, siis loos, kus võite võita VIP-piletid siis Carson Castle'ile koos majutusega. See on tegu. Täis pauk. See on vist äkki mingi 500-eurone pakett. Just, et kui te juba ei like'i, follow, ei subscribe'i, te jääte ilma siukest asjadest. Olid kunagi ägedad B-grupi rallikad? Ei, vanemad olid ju. Nendega ma tahtsingi öelda vanemad. See on natuke liiga uus. Vaata, palju sinna näppe vahel mahub. Sinna ma panen lihtsalt... See ei ole mõeldud ikkagist slämmed. See ei ole slämmed. Kas sa oled kiire ja vihane või? Muidugi. Siin on üks, mis on kiire ja vihane. See on tegelikult üks generatsioon vanem, aga endiselt Skyline. Ma lihtsalt vahele tahan öelda, et kui ma peaks mõtlema, mis auto on Marko, siis millegi pärast oleks Lancer. Mul pole mitte kunagi siukest autot. Ma tean, et ei ole, aga kui ma vaataks sulle otsa, no vaadake nüüd. Teeme, tulge minuga. Vaadake seda nägu, on ju. On ju. Vaadake nüüd seda nägu. See on nagu Lanceri nägu ju. Aga tead, kui ma mõtleks sinu peale. No ära hakka nüüd, ära hakka. Siis otseselt konkreetselt sina, see roheline Honda. No.
kindel, ei lähe katki, selles mõttes tead, et saad alati punktist A punkti B. Lähme kiusame kedagi või? Lähme kiusame kedagi. Lähme, kus see kollase auto omanik on või? Kas sa näed, et ta läks siis tiirule või? Kollase auto omanik? Selle või? See on roheline kullane juurde. See on roheline seal. See on kollane. Ei ole see on roheline, see on mündiroheline. Nalja teed mulle või? Kas sa tärvid minu või? Tuleb nii välja. Pidi valgus minu kedagi kiusama, ma tunnen, hakkame sind kiusama hoopis. Tere jälle. Nii, kuidas läheb? Väga hästi. Vaatajad, olete väga hästi ennast ära parkinud Veeko telgis Parko mugava istme peale. Mis sind siia toob? Mind toob siia üks väga lahe üritus. Veeko kutsus, noh. No nii. Ega ma ei teagi. Mis su lemmikauto on? See roheline GT3. Ta tohi Veeko autodest valida. Sa tegid ju ringi peale. Tegin küll, jah. Kas meelest ära, mul oli väike pea, vaata. Jäta meelde asju. Ei, ma ei teagi, mis see lemmik on. Ei, need vanad autod on lahendad siin. Südamest ütles üks mark. Mulle meeldis üks vana Volvo. See pruun või? Laiade plekkvelgedega. Väga kaunis. Soovitan osta, kui tahate. Selle leiab Veego lehelt. Lähme ära. Igavaks läks. Ja läks, aga jube südamest. Siim tahtis, et me uuriksime seda autot seal. Südamest. Lähme vaatame, kas saame siis Red Bulli masinas äkki sisse istuda. Äkki sa saad tiirule minna sellega? Ma arvan, kui hästi küsida, küll saaks, sest kõik asjad on ühe küsimuse kaugel. Ühe summa? Ei, see on, kui sa küsid, saad vastuseks jah, ongi juba lahendatud. Sa saad Kristolt ja ka midagi küsida. Nii, palju rahvast täna siin on? Ma ei tea. Okei, kõik. Kolmetasanduse ala peal 161 autot ja 2 mootorratast. Räägi nüüd mulle sellest autost. Kõige suurem autoüritus ja kogunemine üldse. Siin on kõige raskem rääkida, sellepärast märkimisväärne ja... Kuhu me kõnnime? Korraks. Läheme sooja kohta. Sa tahtsite kuhugi minna? Läheme sooja kohta. Sõna otseses mõttes või? Jah, sõna otseses mõttes, sooja kohta. Tegemist on meil siin kindlasti ka mõned teelidega ehk siis igapäevaliikuritega. Vaat, kus siin saaks oma värskelt pressitud apelsini mahva juua. Sõidad sellega mere äärde, võtad oma värskelt pressitud apelsini mahva välja, istud ühel pool, neiu teisel pool ja naudid ilma soojas kohas. Aga ei, me pidime tegelikult, meil oli missioon. Täiesti kallume. Siim tahab kogu aeg, et me mingeid asju teeks, aga nendeni ei jõua. Lähme küsime. Mida sa head küsid? Kas me korraks ukse võime lahti teha, sisse vaadata või? Aitäh sulle. Kas me ära ka võime sõita sellega või? Kas te teate, mis põhjapaal see tegelikult tehtud on või? Dodge Ram. Oba! No! Täitsa paas. Väljast ei ütleks ju. Ei ütleks, ei. Ja kõik oligi ainult ühe küsimuse kaugusel. Ühe jahi. Aga kui ei küsi... Ei saa, siis on kindel, siis on vastus kindel ei. Nii et küsige. Kui lotopiletit ei osta, siis ei ole ka võimalus võita. Kui autot Veegosse üles ei pane, pole ka võimalus loosis osaleda. Lihtne. Ruttu küsiti, kes on Veego kõige tugevam siis tegelane. Ja tuli välja, et see läks on Kert. Kert pakkus välja ennast või? Kert peaks sooja, tee sooja. Vaata, et sa meid alt ei vea. Ma kindlalt vean meid alt. Vaata, trennipoiss. Iga kohtumine, iga hetk on ju. Vend on niuke power. Minu arust ta teeb kontoris kõik käte kõverdusi. Ainult teeb, ja. Näidata, mis pildi Marko saatis meile õhtul. Ja siis te panete mind tanki. Veel hoida. Ossa poiss, nii. Kes veel ei teadnud, siis leiab OnlyFansis Marko üles ilusti. Küsib 4,99,6, mis on tegelikult 5 kuud kuulutamist Veego lehel. Et sa võid ka saada Marko igakuised, igapäevased pildid hommikul, lõunal, õhtul. Teeme nii, me teeme kivipaberkäärid, kes meist läheb. Ei, sina juba oled, sina oled, ei, sa oled juba, ei, sa ei saa hakata alt vedama. Ja võtsin kahte veel. Tuli minule siit ja seet. Nii. 3 tükki meest on olemas, võtke ennast siia nüüd ritta. Mina olen Kert, mind pandi tanki lihtsalt. Kert, keda pandi tanki. Oled varem kasti hoidnud? Ei ole. Tead, mida tegema peab või? Ei ole ureg, sirged oli kasti nendest poistest kauem, nii lihtne ongi. Õige! Ei olegi nii keeruline midagi. Ma annan sulle live kommentaariumi. Jah, tavai. Aga hakkame hindama rääkima punkti. Aga kui oled valmis, siis 3, 2, 1, läks. On näha, et on jõusaali vorm on väga hea.
seljast on. Jälle nagu enne rääkisime, selja äpsid on ju, Kervil on need peidus talvevoodri all, aga muidu tegelikult tugev poiss. 10 sekundit on juba möödas. Kevadine. Pole midagi öelda. See arvatavasti tegelikult läheb time-lapsi peale ja pärast saab siis suusjaujale teha. Kena 36 hoitud. Veidi veel! 45. Aitäh sulle, Gert! Peaaegu sama tugevad kui naised. Sa suutsid 20 sekundiga praegu rekordi teha. Õnnelik meil siin kohe tead, kas tuleb abin sisse ka? Ei ole nii lihtne, kui sa ei ole varjunud hoidma neid. Ma arvan, kui oleks keegi, kes töötab kuskil laos, kes tõstab neid kaste, vaata. Sul on nii suur eelis. Ma arvasin, et 3 minti panen levalt ära. Peale 30 sekundit vaatasime juba. Hakkas tulema. Ma olen iga päev see nädal teinud trenni ja jõmmi. Nii kui ma üles tõstsin, ma olen õlg väsinud. Kaspar, mäletad ennem tegime nalja ühe Audi kohta, et B-grupi rallikas on natuke noor, vaata. Aga vahepeal märkamatult on siia tulnud üks päris asi ka. See on päriselt rallit sõitnud või? No ma nüüd seda ma ei oska sulle praegu öelda, aga see on ikkagi Näeb välja nagu päris asi. See näeb välja nagu päris asi. Isegi kõige lähem replika on väga päris selles mõttes. No, see on juba aparaat. Siin on vaeva nähtud. Siin on vaeva nähtud, jah. Siin on ikka ilusti puurid, asjad, kõik on olemas. See on aparaat. Vaatame, kontrollime numbri ka ära. Vaatame, mis siin... See on siis Audi Coupé 2.3 mootoriga, 162 kilovatti. Läbisõit oli 400 000 ja nüüd on siis 2014 aasta arvatavasti on seda nagu parandatud ja siis on hakanud läbisõit jälle nullist pihta. Ja oleme ausad, 162 kilovatti siis. 162. Eks ta võib ikkagi pigem sinna päris asja poole alla. Rohkem kui su Škodal? Oi, kõvasti rohkem. Oleme palju autosis nii-öelda review'sid teinud, mõndasid ka sahtlitesse nii-öelda kandnud, aga tegelikult igal pool on tavaks olnud see, et tuleb teha nii-öelda pagasiruumi testimine. Ja nüüd on võimalus arvatavasti mul kõige kallimasse pagasiruumi istuda, vaadata, kui mahutav see on. Ta pead enam asjad ka välja võtta. See on kehv. Tegele ise sellega. Nii. Asjad eest ära. Nüüd lähme vaatame. Aga issand jumal. Vähe ei ole. Mulle siis saab peaaegu kinni panna. Kuidas see on jumal? Sa mahud sinna paremini kui Kaarvao Mätt. On või? Sa oled Kaarvao Mättist väiksem või? Muidugi. Selle asja nimi on skinny fat. Noh, enam vähem. Pane asjad ka tagasi. Jah, ütleme nii täitsa ruumikas. Et või sobib pereautoks? Sobib pereautoks ilusti. Lapsed saab sinna panna, koera saad sinna panna täiesti. Väga mõnus. Meile nüüd pead kõrvalautosse ka minema. Teedki ruumi või? Ossab poiss. Saad aru, ma parim päev ever. Kuule, mis sul, kuule? Sa võta küll kokku ennast. Kuule, siia ei mahu randa. Siia ei ole nalja, teete mulle. Nii. Ossab. Kuule, see on palju vitsam. Siin ma ei saa nii alla minna. See on siuke... Pereautoks ei kõlba. See on poissmehe auto. See on poissmehe auto, sellepärast, et sinna kahjuks ära ei mahu. Tahtsime alguses tegelikult korraks siia ka, aga tuleb välja, et omanikul on pagasnik on varastut asju täis, siis me praegu seda ei ava lihtsalt, et las see jääb saladuseks. Nüüd tõmmati mind ka pulti. Ja minema siia likri ette. Vaatame, mis siin saama hakkab. Veego! Püütsin kinni lõpuks Veego esindaja kelle? Kaspari. Kaspar tuli siia rääkima Veegost täpsemalt. Tegelikult huvitab mind ka, et mis on Veego, millega te tegelete ja mis Veegost saab? Veego on siis uus automüügiplatvorm, taskukohane ja meil keskmine saab auto maha müües umbes 22 päevaga. See on siuke enam-vähem keskmine aeg. Ehk siis te olete konkurents auto 24-le meie suurele, kõige suuremale platvormile, võib-olla see soovid ja okid ka juurde? Ja just selles, et me oleme esimese aastaga tegelikult saanud üle 50% turuosa kätte just taskukohast hindadega. Ja plaanime veel kõvasti suuremaks ja kaugemale kasvada. Ehk siis ta on autot müüa. Pigem valin Veego, miks?
sellepärast on 99 senti kuu ja hetkel on ka meil loosi kampaania, kus siis võid võita E90 3. seeria BMW. Väga vinge, ühesõnaga, kui tahad endal mõistlikku hinnast auto müüki panna, Eesti oma asja toetada, siis veego.ee lendad platvormile, paned auto müüki, saad müüdud ja veel võid endale E39 ka veel võita. E90. E90 hoopis, sorry, noh veel vingem. 3. seeria ikkagi. Nii et, ja mis on ära restaureeritud või noh, selles mõttes taastatud, keretööd on tehtud, ei ole mingi suva. Pill. Just täpselt, jah. kas oled rahul intervjuuga või? Olen küll, jah. Natuke sellised, toredad küsimused olid väga meeldiv tegelane ja sai räägitud. kas siit väike sihuke kiitus ka peakorraldada seda, et ta on õhtujuhise pind? Jaa, just sellepärast, et ükskord oli see, kus pidin mina olema, see ei läinud kõige paremini, kus tuli siuke väike lavahirm sisse ja väga sõnasuust ei saanud välja, aga seekord see poiss on ikka tipptasemel. Tal ikkagi tuleb mõni sõnasuust välja. Jah, just, et tema oskab rääkida vähemalt, erinevalt minust. Ja mis sa üks BEM tegi seal sees? Ta oli jube julgelt näeda. Kaapsurandar tuleb. Tähendab saab kive. Miks on vaja? Maikel, mis sa arvad sihukesest käitumisviisist? Kohutav või? No nii, täna oli väga edukas siis Cars ja Coffee sündmus, mis avas siis tegelikult ka selle suve hooaja. See aasta on võimalik veel tulla mitmele Cars ja Coffee siis nii-öelda sündmusele. Tahame tänada kindlasti Red Bulli, kes siis oli oma simulaatoritega meil täna telgi all. Väga meeleolukas päev oli. Muud, aitäh teile ja näeme juba järgmisel sündmusel. Cars & Coffee'ga oleme... Ma ei viitsi teha seda täiesti.